Tere tulemast kuulama Nullist podcasti. Täna meil on teemaks oma äri alustamine ja see tuleb kokku 3-osaline saade, mis on igaüks tegelikult eraldi kuulatav ja loomulikult ma olen siin täna koos oma hea sõbra ja äripartneri Teeduga. Jej, Sven ja Teet saade. Ja istume siin Ahti stuudios ja hakkame siis rääkima täna oma äriga alustamisest. Võtame kõik kokku, mis me ise oleme selle viimase 5-6 aastaks jooksul õppinud, alates idee leidmisest, selle testimisest, mida siis üldse vaja on, et oma esimesi kliente leida ja ka sellest, mida sul inimesena vaja on, sinu harjumused, eesmärgid ja kogu see osa sinna juurde. Aga tere Teet! Tšau! Hea on istuda sinuga koos mikri taga ja lõpuks saada selline saade ka purki, kus me siis ise arutame lahti oma selle nagu äri alustamise osa. Me oleme küll ühel ja teisel kujul erinevates teistes podcastis rääkinud sellest, aga see on ka nagu sükest natuke seda pinda nagu kraapinud seal, aga päris nagu sisse pole läinud mingite teemadega, nii et kindlasti väga hea variant täna nagu rullida seda. Ja see tahtsime tegelikult teha ka selle üles ehitada selliselt, et see ei oleks lihtsalt siis inspireeriv lugu, kuidas meie oma asja tegime, vaid see oleks sulle selline kuidas, how to juhis, mis annaks loomulikult inspiratsiooni, aga annaks ka selliseid praktilisi nõuandeid. Aga sissejuhatuseks, mis me siis teinud oleme siin viimase 5 aastaga? Meie ajaarvamine hakkab kindlasti kaugemalt kui see 6 aastat või 5 aastat, mis on tänaseks nagu boost'i tehtud, et ma arvan, et kokku tuleb meil üle 6,5 aastat kuskil, kus me oleme siis erinevaid ärisi nagu koos teinud, päris hästi üksteist tundma õppinud, et kui ikkagi sükene selles mõttes nagu partnerlus või suhe, mis meil nagu omavahel on see keemia nagu klappima, et üksteise plussid, miinused tegelikult sellega teada saanud ja täna ikkagi nagu käsikäes neid asju nagu rannimas seal, et siis see on mõnevõrra suke päris märkimisväärne tähis ka tegelikult. Jaa, et meil oli tegelikult Booster Selfie 5. sünnipäev, just siin see suvi siis juulis ja mis see statistika oli, et 80% ettevõtted vist ei näe 5. sünnipäeva? Natuke parem oli see oli kas äkki mingi 50-60% ettevõtted ei näe 5. sünnipäeva, 80 ei näe 10. äkki või mingi sealt, et ütleme süke 50-50 chance, et siia nagu välja tulla, loomulikult vaadates seda 5 aastat, siis ega seal on ju noaterade peal kõnnitud nagu esimesest aastast peale, nii et võib-olla selle 5 aasta jooksul oleme rohkem õppinud ära harjuma nende riskidega, mida me siis oma ettevõtluses võtame, kus maal me oma asjadega toimetame ja kindlasti ei ole neid siukseid, see vannu alla vaata. Kui sa usud oma ideed ja usud seda, et see võib nagu reaalseks äriks kasvada, et siis hambad ristis ja igasugusest solist jooksed sealt läbi. Neid kohti, kus alla oleks võin anda, võib siin üles lugeda päris mitmeid. Aga ma arvan, hea aeg suke kokkuvõtte teha ja mäletan iseenda omast kogemusest, kui mina tahtsime hakata siis Teeduga ka, otsisime ideed. Meil oli samamoodi 0 kogemust, me ei teadnud mitte midagi. Aga meil oli südames unistus ja püksis piisavalt julgust, et midagi lõpuks tegema hakata, aga eks neid ideid ja mõtteid käis meil siit Google Docsist ja paberilt läbi ja mitmeid. Aga tänaseks me oleme siis ehitanud koos Teeduga Booster Selfie ja seda äri alustanud siis tegelikult väga väheste vahenditega ja aidanud Eestis ja natuke ka välismaal siis kuskil 10 000 inimesel oma toitumist tervislikumaks muuta. Et kes on sealt abi saanud siis oma tervise või kaalu või muude muredega seal väsimusega. Ja see tegelikult viis meid siis järgmise sellise projektini ja Saaremaa arenduskeskused, au siin Tiiale andma, kes kutsus meid siis Saaremaa mentorklubisse jagama oma kogemust sotsiaalmeedia turundusest teiste kohalike ettevõtetega
ja sealt kasvas välja siis nullist koolitus, kus me siis jagame enda kogemust, õpetame siis sotsiaalmeediat kasutama, oma toodet, oma teenust turundama, kuidas sellest rääkida. Et sellised 2 põhilist äri meil, aga räägime ka siin oma 3. esimesest beebist täna, et üks eelkäija ka veel, aga 3 ettevõtet me oleme siis kokku koos Teeduga asutanud. Ja, esimene oli siis siuke asi nagu 11.ee, siiamaani see portaal on üleval ja laivis. Selles mõttes on ta nagu natuke nagu muuseumi portaal ka, et ega peale seda, kui me selle üles valmis ehitasime, ega seal palju muutunud ei ole, et minu kõikidest karjääridest on seal portaal peegeldab ka väga hästi, kus ma olin siis legendaarne Eesti toidukriitik, käisin kohvikutes ja erinevates õhtusöökidel, siis kus ma siis pildistasin üles ja tegin sellest siis siukse blogi postituse. Tähtis mees ikkagi Eestis. See oli nii tühja koha pealt tulnud asi, et see oli lihtsalt ebareaalne. Ja käisin ja jagasin siis inimestele seda arvamust sellest toidust, miljööst ja asjadest. Vaata, ta oli selles mõttes siuke nagu keeruline koht, sest et ega sa kritiseerida ei saanud, on ju, sest et need kõik söögikohad olid just kui sinu äripartnerid, on ju, et aga ka väga nagu ilustada ka ei saa, kui seal põhjust on. Kui täna mõtled, siis me aitasime nende ettevõttel teha turundust, jõuda inimestele. Ja ma mäletan siiamaani, ilma liigse vaevata 10 000 külastust kuus käis seal portaalis. Jah. Aga sellest räägime natukene pärastpoole veel, et tuleb siin päris huvitavaid punkte. Aga me saime tuttavaks ülikoolis ja sealt jäime siis sõpradeks ja hakkasime koos siis, meil tekkis siuke hea klapp ja omavahel neid ideid vahetada, mis raamatuid lugeda, et tegelikult üks väga oluline asi, et see sinu ümberringi see keskkond on. Kui sa tahad midagi tegema hakata, siis need inimesed, kellega sul on, siis nendest asjadest rääkida. Teet oli minu jaoks inimene ja mina pakkisin 2013 oma koti kokku ja lendasin 1 otsa piletiga Filipiinidele, et oma uut elu ja võimalus otsima minna ja meie esimene äri hakkaski tegelikult sealt pihta. Mina olin hommikusöögi kokk Hiltonis, läksin kell 4 tööle, kell 4 ma helistasin Teedule, rääkisime pool tundi samal ajal oma plaane, kui Teedule vist õhtul mingi kell 10-11 ja pärast tegid oma tööpäeva ära ja siis läksid koju, hakkasid siis oma asju seal tegema. Et see oli päris kihvt kogemus ja just täitsa aasta aega või? Ei, me olime päris pikad, jah. Sa seal Austraalias olid siis Filipiinid ja Kambodžad ja asjad, mis seal olid. Et tegelikult, siukene hästi paindlik tööaeg. Et esiteks mina tol hetkel käisin siis oma nagu päevatööl. Õhtul tulid siis sinuga kõnet peale ja siis me seal üksteisega veeretasime palli ja motiveerisime ja tegime seal, et kogu sellest nagu paketist nüüd edasi minna, siis minu nagu ambitsioon või arusaamine ka sellest enda rollist elus, et käid tööl ja teenid ja siis hakkad seal ilusat elu elama. See mõnevõrra sai siukse nagu selge arusaamise, et ma ühel hetkel võtsin siukse ühe kroonise, Eesti kroonise ja kirjutasin sinna peale siis oma kõik mingid ambitsioonid ja unistused välja ja seal oli üks koht, kus oli siis kirjutatud, et ma tahaks saada müügidirektoriks. Ja selles mõttes neid unistusi tuleb ikkagi nagu vaadata ka, mida küsid. See tuli kätte ja see oli ikkagi päris crazy aasta, kus ma ka siis seda müügidirektori nagu kohta täitsin seal. Ja see ei olnud minu kõige edukamaid asju, aga nagu tohutu nagu õpiperiood seal. Ja selle tulemusel ma sain nagu enda jaoks aru, et ükstapuha, kuhu ma nagu tööle lähen, et mingil hetkel, kas see siis töö ammendab või siin tõstetakse edasi ja juhid vahetuvad ja nii edasi, et ma olen kuidagi siuke nagu lükata ja tõugata. Ükstapuha, kui kõrgel sa ronid, saad ikkagi nagu kellegi poolt, oled sa nagu kontrollitav seal. Ja mul tekkis väga selge siukene nagu hirm sisse, et ma olin ennast müügijuhina ja selles valdkonnas ennast üles ehitanud. Kõik asjad ära õppinud seal. Mul tekkis hirm, et okei, et kui ma saan 35 aastaseks,
aga mis siis saab? Kas 45-aastaselt saab ka seda tööd teha või? Noh, muidugi saab. Soomes on mehed, kes seal on müügijuhid, on 50 aastat seal olnud puldis. Aga sul tulevad nagu noored ja näljasemad hundid alt peale. Ja ühel hetkel siin tõstetakse sealt poti pealt maha ära, öeldakse, et aga nüüd on järgmised vennad on nagu asemel. Et mul tekkis väga selge siuke nagu sisemine hirm ja motivatsioon takka otsa, et ma tahaks ehitada mingit oma asja, kus ma ei jää nagu sellel ajale jalgu seal. Et tahad või ei taha, siis igal ametikohal on mingisugused nagu sellised vanuselised nagu tippajad ja siis sa nagu hääbud ära sealt seest. Et see oli põhjus ka, miks me tegelikult Sveniga nagu otsisime neid ideid ja asju seal. Kui sa oma mündist räägid direktoriks tahad saada, siis samal ajal ma käisin tunkedaga tööl. -17-ga Soomes. Enne seda ma olin kokk olnud. Aga 23-4 hakkas alles tekkima mingi ettekujutus, kurat tahaks midagi rohkemat. Ja siis sõbrad kutsusid Soome, et siin teeni vähemalt normaalselt raha ja teenisidki hästi raha ja ma olin ülirahul sellega. Siis ma läksin ülikoolis need edututaks ja hakkas nagu vaatama, et kurat sama asi tekkis, et kas nüüd see ongi kõik, et ma mängin raha pärast tegema seda. No kui sa selle -17-ga ikka õues tööl oled 12 tundi päevas järjest, sul on ikka aega mõelda küll, mida sa veel teha võiksid. Et, ja see pani tegutsema ja sealt tuligi tegelikult see esimene mõte siis eemale minna, natukene ise endast aru saada ja tekkis sama asi, kui ma olen 30-selt ka veel siin või 32-selt, siis ma olen siin 35-selt, 40-selt ka ja ma ei tahtnud sükest elu ja sükest perega niimoodi luua, siis ma lükkasin ka selle isegi edasi. Ma ei tahtnud pere niimoodi luua, et ma käin Soomes tööl või ma olen eemal nendest, sest ma olen ise niimoodi üles kasvanud. Et, ja hakkasin lugema raamatuid, otsima siis mingit väljapääsu, eks ole. Ja eks olidki ise tegelikult üksi nende asjadega, siis saidki esimene vend, kellega rääkinud asju. Ja arutad, hakkasid seda väljapääs otsima, siis hakkasid korraga nägema ka võimalused, siin on võimalik päriselt midagi ära teha. Aga ja kokkuvõtteks ongi see, et ega keegi sind ära päästma ei tule siit. Ainult sina ise saad ennast ära päästa ja ma ütlen, kui ma seal Kambodžas ja Tais ringi seiklesin, siis ma nägin seda või sain aru sellest, et mis on Eestis kipume vinguma ikka üks tühist asjade pärast. Et meil on ikkagi vabadus, kõigil on katus siin pea kohal, kõigil on süüa, seal inimesed olid ikka täiesti puru vaesuses, elementaarsed tingimused on täiesti täitmata. Ja see andis mulle ilmselt ka julgust siis astuda see samm. Mis siis ikka nii hull juhtud saab, et ma saan alati tagasi minna enda palgatöö peale ka, kui vaja on. Et sina ise oled oma õnnesõpp ja sinu enda võimuses on seda muuta, enda tulevikku muuta, vahet ei ole, kus kohast täna tulnud oled. Ja tegelikult lähekski esimese teema juurde, et kuidas leida seda head äriideed või üldse ideed, mida siis teha võiks? Mul selle äriidee leidmise osas, ma ei mäleta, kus kohast ma selle nagu mõtte üles korjasin, aga ütles, et tee endale idee märkmik. Mul on see märkmik siiamaani alles, on ja. See tee endale idee märkmik, sa võtad sellised väikse märkmiku, hakkad sinna neid ideid sisse kirjutama ja mul on meie esimesed äriideed, kõik asjad on seal kirjas. Hästi lihtsalt nagu lahti kirjutatud, okei, me tahame teha mingit terviseportaali, me tahaks teha mingisuguseid imeasju oli seal sees nagu. Ja teine pool märkmikust oli mul selline, et kõik need raamatud, mida me siis, sina lugesid, mina lugesin, võtsin seal ka mingi eesmärgi aastas mingi hulk raamatuid läbi lugeda. Selleks, et seda raamatut nüüd natuke nende jaoks nagu neid tarkusi nagu säilitada, siis iga raamatu kohta ma tegin sükse väikse nagu kokkuvõte, et mis mõtted mul sealt tulid ja mille aegu lappasin läbi, et see oli mingi Steve Jobsi raamatuid ja siis selle Virgin Company kohta ja nii edasi, on ju. Jab, right hook. Yeah. Et siuksed nagu legendaarsed raamatud ja siis iga kohta oli kirjutatud nagu laused või siuksed nagu mõtted ära, et ma vaatasin, kurat küll, et ma vahepeal nagu ära unustanud selle, et loed küll läbi, aga sa ei kirjuta nagu ise füüsiliselt maha enam neid ideid, mida sa oled sealt saanud, et siis nagu talletada nagu sisse. Jah, et sa talletad nagu endale ära selle, okei, see oli see point seal on ja. Et selles mõttes see idee märkmik ja teine ots oli see raamatute nagu kokkuvõte, see on kulda väärt. Aga mis ideesid sul seal, kui tuleb mõni meelde ka? Ma tean, me ikkagi toksime Excelisse üsna mitmeid sisse seal.
me panime päris palju ja isegi selles mõttes on see sünnikaart nagu Boostile ka, sest Boost oli ka sinna ära kirjutatud sisse. Lihtsalt mingil hetkel oli ta jäetud nagu seisma seal. Kui me neid idee otsimisi räägime, siis üks nagu legendaarsemaid, mis mul oli, ka käisid nagu sõpradega läbi ja viskasid erinevaid ideid lauale ja siis ma istusin mingi kummalise seltskonnaga kuskil kohvikus ja me viskasime neid ideid õhku seal, et et siuke 3-4 kutti proovid siis leida ideid ja siis seal üks vend viskas lauale, et kuule, et me võiks teha mingi vanadekodu. Sest Eesti rahvas vananeb, kõik statistika näitab, värgid, miks vanadekodu teha, et see on nagu riik toetab ja kõik mingid rahad tulevad. Seda aru, see jooksis niimoodi üle pea, mul pole tõenäoliselt, kuidas Teet Torima hakkab Eestis vanadekodu pidama, nagu, kui legendaarne see veel oleks, Nii et ma ütleks siukestest nagu ideedest, kui vanadekodud ja mingid T-särgi ärideni välja seal, et kohati need ideed on nagu väga-väga ägedad, mingi platvormi ideid oli ka meil nagu päris palju, enne kui me selle Elevenit tegema hakkasime, et kui aru ei saa, kust kohast seda nagu raha sisse panna ja kus raha nagu sealt välja tuleb, et siis ikkagi tuleb seda nagu aega võtta seal, et päris pea ees hakata nüüd nagu vanadekodu looma ja null arusaamist sellest nagu ärist või maailmast on ikkagi riskid on väga-väga kõrged. Jaa, kindlasti. Miks ma tahaks sellest idee märkimikust rääkida, et see on suhtes väga oluline koht, et just väga hea ütlus, ma ei mäleta, kas see tark mees seda ütles, aga sa peadki neid ideid kirjutama välja. Sellepärast, et nendest 10 tükki, 20 tükki võivad olla halvad ideed, aga nii sa jõuad ainult selle ühe hea ideeni, mis sealt siis tulla või lõpuks on. Et see on hea neid natukene läbi ekseldada, välja kirjutada neid ja muust see kirjutamine, et ma ei tea, kas sa kirjutasid neid pealkirjade asemel, aga kui sa hakkad kirjutama mingit asja. Ikka täitsa nagu ikka kirjutas lahti ära, kes klient on, mis pakid on, kuhu kohta võiks müüa, siuksed nagu esimesed drafti ikkagi. See annab sulle mingisuguse nagu ülevaate, et su mõte hakkab natukene teistmoodi seal tööle. Aga kui me räägime enda esimesest ideest, siis tegelikult, kui ma tahtsin sealt Soomest töölt ära tulla, siis juba ostsin seal esimese ühe otsa pileti Filipiinid ära ja siis mul diagnoositi autoimmuune haigus, mida ma pidin siis jääma Eestisse veel ravima siin 1,5 aastaks ja siis ostsin uuesti pileti ja ikkagi läksin lõpuks. Ja siis meil Teeduga oli üks idee, mis meil hakkas siis esimesena kandma või mis meil nagu natuke pikemate laualt teha siuke tervisliku toitumise portaal, sest kuna ma olin juba seal ise natukene paar aastat pusinud ja ma nägin, et see on probleem Eestis kindlasti, sest ma ise ei teadnud mitte midagi toitumisest ja tänapäevani veel inimesed väga vähe teavad toitumisest ja kuidas see tegelikult tervist mõjutab. Aga me jõudsime sinna, et me ei leidnud sinna teise otsa siis toodet, mida pakkuda või kus kohast hakkaks siis see raha tulema. Ja teine seal kõrval, kuna ma olin töötanud siis restoranides ja olin seal natukene või sellest maailmast natukene oli parem ülevaade, siis sellist kohta, kus leida endale järgmine kohvik või söögikoht või restoran, kuhu sööma minna. Siukest kohta ei olnud või Eestis oli mingi portaal, aga see info oli kuidagi väga poolik seal. Siis me ütlesime, teeme restoranide portaali, tundus siuke väga lihtne asi, millega alustada ja sealt me nägime, et seal me saaks siis pakkuda mingid asju, aga iroonilisel kombel me lõpuks jõudsime ikka siis tervisliku toitumiseni paar aastat hiljem. Kas ise mäletad ka seda nagu täpselt, mul on see väga-väga nagu eredalt meeles, kuidas me tegelikult selle Eleveni jõudsime. Meil oli kõne sinuga ja siis sa olid jumala kuri olid. Et see ei olnud Eestis parasjagu, sa olid jumala kuri, et kurat küll, ma just otsisin, et mingid Kuressaare toidukohtasi ja ma leidsin ühe mingi portaali, kus sul ainult üks koht oli seal. Tegelikult oli meil 40 koha selle Saaremaal kokku. Jah, et sa lugesid kahe käe peale juba nagu mingi 10 ära seal, et kuidas nüüd ülejäänud ei ole seal. Mis loogika järgi see on. Ja siis hakkasime oma Saaremaalt seda probleemi lahendama, siis jõudsime, et see võiks ülejäänud Eestil ka midagi ära lahendada. Nii et siuke sama mõnevõrra see probleemi lahendamine on. Vaatasid, et kuskil see info ei ole, paneme selle ühte kohta ja tegelikult võttis nagu väga hästi tuld. Ja täna seni tegelikult veel paar aastat tagasi ma ütlesin, siiamaani ei ole ühte sükest head kohta, kus sa saaksid hea ülevaate, kus oleks kõik sellepärast, et väga paljud kohvikud ja restoranid, nendel ei ole kodulehti ka. Facebooki leht natuke selle eest, aga ikkagi see info on seal natuke süke hektiline.
ja see oli siis probleem, mida meie hakkasime lahendama. Meile endal oli see probleem, et neid söögikohti on raske leida ja kuhu sööma minna on alati suur küsimus, kas sõprade või siis paariga. Nüüd ma jõuakski tegelikult siit sinna, et enamus ettevõtted maailmas, suur enamus, lahendavad mingisugust probleemi inimeste elus. Ja neid probleeme on meil kõikidel väga palju. Oli see mul toitumisega, oli see söögikoha otsimisega, on see täna ettevõtjana, kui me tahame mingit teenust osta või mida me ise ei jõua teha või mida me ise ei oska piisavalt hästi teha. Mis probleemi sina lahendad? Musta Teedu väga hea, kuskilt raamatust mingi aeg tõid välja selle, et on 2 sorti tooteid. Ühed on siis nagu... Üks on nagu valuvaigisti ja teine nagu vitamiintoode. Et valuvaigisti on seda tüüpi toode, mis inimestel on kogu aeg vaja. Et kui sul midagi valutab, siis sa tahad sinna peale saada plastrit või valuvaigistit. Noh, sa tahad kohe lahendust saada. Valu, lahendus. On ju. Ja teine on siis vitamiin. Ja vitamiin on siukene, et see on siukene kohati võib-olla nice to have. Et kas sa võtad või võta, sa otseselt vahet ei tunne, sa võib-olla erinevust ei taju kohe seal. Sul ei ole nagu tungi seda osta, et mul ei ole seda kohe. Jah, sul ei ole tungi osta ja see motivatsioon selle kasutamisele on ka nõrk. Sa pead ise ennast hästi tugevalt, ise ettevõte peab tohutut tööd tegema, et siis inimesed seda toodet kasutaksid seal. Nii et mida paremat seda valu lahendab seal, seda pikemalt on need kliendid, seda lihtsam on sul neid kliente leida seal ja see sõnum on ka selgem sul. Ja esimene asi, sa võid vaadata, mis sinu elus sul hetkel siis seda valu põhjustab või probleeme tekitab. Enamasti sealt kipub sama frustratsioon sellega, et miks ainult üks söögikoht on terve Saaremaa peale. See oligi see säde, mis andis selle ärile stardi, mida me hakkasime siis esimesena tegema ja tegelikult probleem Booster Shelfi puhul täpselt samamoodi. Et teine asi, kui sul võib-olla ja sa ei pea ilmtingimata kohe ettevõtet looma, see võib olla ka, sa võid hakata pakkuma ka teenust, kas siis vabakutseline, milles sa hea oled. Et see on täna üks väga suur võimalus, et kui ma ei tahtnud käia enam 9-5 tööl, tahtsin, et mul oleks vabadust, ma tahtsin, et ma teeniksin okeilt, et ma saaksin elada sükest elu, mida ma päriselt elada tahan. Kui ma täna võtaksin seda, et kas ma käiksin 9-5 tööl versus pakuksin teenust, kas siis fotograafina või teeksin veebilehte või turunduses mingeid asju seal või mis iganes asju, mis mulle endale ka meeldib, milles ma olen piisavalt hea, et ma suudaksin seda pakkuda juba kellegile. Väärtust pakkuda sellele ettevõttele. Ja teenida iga kliendi pealt, et kas see on 200 eurot või 300 eurot või 500 eurot kuus ja sul neid kliente võib olla ainult käpu täis ja tegelikult teenida endale väga korralikku sissetuleku sellega ja ei ole sul vaja tohutut tiime ega midagi ümber, et sina ise reguleerid seda. Nüüd üks asi, kus esimesena minna seda ideed siis valideerima või vaatama, kas sellel üldse mingisugust tõmmet on tegelikult Google. Ja Google'is on olemas selline tööriist nagu Google Keyword Tool. Google Keyword Tool. Ja sinna saab siis sisse panna märksõnad. Näiteks on see siis restoranid Tallinnas, Eleveni puhul, eks ole. Või mis iganes asja sina proovid siis siin looma hakata, mis see näitab ära selle, kui palju inimesed seda igakuiselt otsivad, mingisuguse statistika. Kui need numbrid on seal väga kehvad, võib-olla alla 100, siis sellel ei ole väga palju tõmmata. Sama on nagu see Google Trends ka, et Google Trends, sa paned sinna, ta näitab siis ta näitab erinevate teemade trendimist, et kas nad tõusevad üles, kus pool nad tõusevad üles, kas Eestis, maailmas, et keegi just pani seal mingi TikToki, mingi Google trendi seal, et kui palju see on siis nagu, kas on te selle tähelepanu nagu tõusnud seal, et seda on võimalik nagu trackida, sama asi meie panime ka, ega me nagu Uupi läinud oma neid boost'i asju tegema, me panime sinna Google Trendsi sisse, vaatsime, et kui palju siis nagu superfoodi. Okei, superfoodi ei olnud võib-olla nii otsitud, siis sa lähed edasi, siis sa vaatad, et mis on need nagu kõige populaarsemad supertoidud on ja hakkasid neid vaatama, chia-seemned, mingid makad, spiruliinad on smuuti seal on ja siis sa paned sellest nagu üks pildi kokku, kas selles kategoorias nüüd on kasv
potentsiaalne sotsiaalselt olemas või seal ei ole, on ju. Ja kui seal on, tundub see opportunity või võimalus on sees olemas, siis sa saad sellega juba hakata nagu edasi liikuma ja vaadata siis konkurente ja muid asju seal, mida siis tarvis on. Ja kindlasti mõelda sellele, et kas seal on siis rahaga, et kui me ütlesime algusest, me esimese oma ideega ei näinud, et me saaks midagi müüa, vähemalt tol hetkel me ei tundnud. Täna, jah, kui me oleks teinud seda portaali 5 aastat, siis me täna saaksime kindlasti müüa selle asju, eks ole. Aga sel hetkel me on ettekujutust. Eleveniga meil oli selle ettekujutus, mida me saaksime müüa, aga kas seal on raha ka selles idees, kas inimesed on valmis üldse maksma selle eest? Väga oluline küsimus, et muidugi jah, võib oma õhine pealt ka need ärisid teha, eks ole, aga lõppkokkuvõttes, kui sa tahad sellega saavutada siis mingisugust ka finantsilist vabadust, et sa saad siis endale ka palka maksta sealt, et sa ei peaks siis käima lisatööl edasi ja siis tegema enda hobi või oma, jah, lihtsalt siis hobina, eks ole, vaid et sa investeering sinna siis paar aastat ajaliselt ja see hakkab sul mingi aeg siis raha teenima, et sa jõuaksid sinna, et kas seal on raha, kas inimesed on valmis maksma selle eest ja seda oleks vaja natukene siis proovida ka kuidagi testida. Et kui sa pakud, ma võin lihtsalt rääkida siia juurde, kuidas mina hakkasin, kuidas ma hakkasin oma esimesi ettevõtlus eurosid siis teenima üldse. Ma tulin Austraaliast tagasi, mul ei olnud mitte mingi sissetulekut ja ma sellest päevast ei ole läinud tagasi palgatööle siis. Mul ei olnud mitte mingisuguseid suurepäraseid oskuseid turunduses, ei sotsiaalmeedias, ei Eleven andis esimese sellise, seal ma hakkasin siis praktiseerima, eks ole. Ja siis hakkasin tegema veel tuttaval sotsiaalmeediat, teenisin 200 € kuus sellega. See oli kogu mu sissetulek, pool aastat. Ja ma hakkasin veel nägema, et mingid restoranid tegid sotsiaalmeediat, aga need teinud seda väga hästi. Ja ma ütlesin endale, et ma võin teha teil 30 päeva tasuta. Tulen sinna, ma pildistan, ma teen teile postitusi, kui teile meeldib, siis me jätkame. Neile meeldis ja me jätkasime 2,5 aastat. Maksid mul 400 € kuus sellest iga kuu. Ma tegin siis paar post nädalas. Ehk sa saad sellised, kui sa lähed oma oskust müüa, siis tee tasuta tööd ja vaata, kas nad on valmis sellest maksmast. Kindlasti selle, võtame Eleveni puhul ka, ega seal oligi palju tasuta tööd all on ju. Lõpuks, mis seal tegelikult selle portaali puhul välja jooksis, et meil olid selge arusaam sellest platvormist ja plaanid, et milliseid lisateenuseid ja tegevusi seal nagu teha, et rahaks teha. Ja kui me hakkasime kõiki neid asju siis realiseerima seal ja ma hakkasin nendesse restoranidesse kirjutama ja helistama, et kuule, et tahate oma päeva pakkumisi meile siia ülesse panna, on ju. Et see maksab teile 20 € nädalas. Nagu nädalas oli siis mingi 8 € kuus, on ju. Jumala eest, nad ei olnud seda ka valmis maksma. Siis ühel hetkel saad aru, et kes kus peab maksma, on ju. Kui me lähme nagu selle äriga sinna business to business peale, siis seal ei ole väga palju raha. Siis sa mõtled, okei, aga kuidas me saame seda siis ka lõpptarbijale müüa, kliendile müüa nagu. Et kas meil on võimalik vahendada mingid restoranide diile või asju seal lõpptarbijatele, et kes otsivad seda tähelepanu ja kellel on mingid pakkumised. Tulid ka juurde ka need, et me käisime pildistamas, me saime selle eest raha, menüüs kutsuti pildistama, sellest saime natuke raha, saime nendest võib-olla kirjutada neid lugusid, tuua need reklaamiga esile kuskile, kui ma läksin juurde toonud e-maili turunduse, ma oleks saanud neid see e-mailis välja tuua. Et me oleks aitanud nendel turundust teha, aga sisuliselt see oleks jäänud sinna alla 5000 € oleks see kogu kuu käiva selle kuskilt jooksnud, et kui sa üksi seda teed, siis sellest piisab on, aga meil tegelikult oli see ambitsioon suurem ja lõpuks ja me tegelikult ütles ka, et me tegimegi tasuta seda. Omast vabast ajast hakkasime tegema seda, tegime seda pool aastat ehitasime seda, siis ma seal tais lasin selle ühe korra kogu selle lehe nulli, siis me ehitasime uuesti, panime kõik söögikohad sinna, 600 söögikoht, telefoninumbrid, menüüd, iga kastikene esmaspäevast reedeni avatud, esmaspäev eraldi kastikene, reede eraldi kastikene avatud 9-5. Ma olin maailmameister nende kastid. Panime need, trükkisime kõik sisse, TripAdvisorid, Facebookid, ühte restorani, pildid, asjad, ise tegime kogu selle researchi ära, ise tegime kogu selle musta töö ära, ennem kui me üldse läksime oma seda asja esitlema. Ja see hästi kiiresti tegelikult koguski tractionid ka, esimeste kuudega juba hakati meiega ühendust võtma ja kutsuma ja tegema ja lõpuks sinna välja, et me istusime Delfi juhatusega laua taga ja seal plaaniti meid ära osta, vähemalt see number, mis me sinna välja käisime, oli 200 000, aga ma ei tea, mis nad seal tegelikult mõtlesime, et lõpuks see ostetigi ära oluliselt väiksema summa eest. Saime napilt oma selle raha tagasi, mis me sinna lihtsalt sisse panime, oma aega tagasi saanud oma aastat, aga meil tegelikult tekkis sealt booster selfie kõrval, aga mis on õppetund on see? Tahtsime teha, meestel oli jänu oli nii suur, et me olime valmis tasuta tegema
ja me hakkasimegi reaalselt tasuta tegema. Hommikul, enne tööpäeva, pärast tööpäeva, nädalavahetused, kogu aeg tegid, sa teadsid, sul on see unistus midagi teha ja sellega me saime nii-öelda pildile tegelikult ka. Ja sealt me õppisime tegema sotsiaalmeediat ja turundust ja kui Booster Self tuli, siis tegelikult meil oli juba selline väike hüppelaud ees, et esimesed mingid sammud olid tehtud seal. Noh, kui vaadata seal ka, et mina alustasin enda põhitöö kõrvalt, siis sul ei ole esialgu vaja nagu riskida väga palju, sa ei pea kuskilt millestki lahti ütlema. Testid oma seda ideed, sul on nagu maailmaega, tööpäev lõpeb ära 5, on ju, see ei ole kellega seal kokku laulatatud, et see võiks teha, jumala eest, ma arvan, täna võib-olla isegi see tolerantsus on suurem ja on nagu hea meel, kui inimesed otsivad veel nagu väljundeid ja asju, nii et sul on peale tööpäeva on rahulikult tunde teha. Mul tol hetkel oli üks laps, siis Boost'i all teine veel sinna juurde, et tegelikult samamoodi selle kõrvalt. Loomulikult seal, mis ära jäävad, on sul väljast tõllamised. Et siuksed niisama käimised ja midagi sa pead ohverdama enne. Jäteks õhtul väikse õlle, ei saa teha selle pärast, et niisama kohvikusse jutustama, no ei ole vaja jutustada seal, tegelema asjadega. Aga kokkuvõtteks, 8 tundi magad, 8 tunniga peaks iga täiskasvanud inimene une täis saama. 9 tundi oled siis koolis või tööl, eks ole. 2 tundi trenn, pere, koer, mis iganes asi, 2 tundi piisab selleks. Mida sa üle 5 tunniga teed? See on see oluline küsimus. Ja see 5 tundi on ühes päevas. Kui sa isegi 1 tunni või 2 tundi päevas, 2 tundi päevas investeerid sinna, nädalavahetused on ka sul. See on tohutult palju aega ja sa võid ise üllatuda, kui palju sa tegelikult selle ajaga suudad ära teha. Et inimesed kipuvad natukene alahindama seda, ülehindama seda, mis peaks juhtuma 1 päeva või nädalaga, alahindama seda, mis võib tegelikult juhtuda 3 kuu, 6 kuu või terve aastaga, eks ole. Aga räägime sellest, et natukene nüüd, kui me hakkame äri tegema, tahame midagi tegema hakata, tahaks sellega rikkaks saada ja raha teenida, siis üks väga oluline küsimus on enne alustamist või alustades. Ja see küsimus, mäletan meie kolleeg ülikoolist Priit Lees, kes saatis meile ühe audiobooki, kui me oma tegime poisid, kuulake seda raamatut, kuulasime seda mitu korda ja ma olen seda veel lugenud nii eesti keeles kui inglise keeles uuesti. Ja see esitas küsimuse, miks? Ja see miks on nii oluline küsimus. See raamat muide on Simon Sinek raamat. Start with why. Start with why. Esmalt küsi, miks eesti keeles ka olemas. Miks see nii oluline on sellepärast, et kui sa hakkad seda tegema raha pärast, siis fakt on see, et esimesed 6 kuud, 12 kuud võib-olla pikemalt, sa ei näe sealt mitte mingisuguseid tulemusi. Ja kui sa oled valinud selle ettevõtte või selle projekti ainult sellepärast, et sellega raha teenida, siis tegelikult sa selle 2 kuu jooksul lööd käega. Ja isegi kui see oli hea idee, et tegelikult Booster Selfi puhul ja loomulikult see ei pea algama sinu enda isiklikust probleemist või ükskõik mis asi olla. Meie siis selline suurem missioon oli inimesi toitmise aidata, sellepärast, et minul endal oli probleem sellega, Teedul oli probleem, kuidas seal ennast 5 tassi kohviga päevas üle jõi. Ja esimesed 6 kuud, 8-6 kuud läks me kuskil aega, et Booster Selfis üldse toode saaks müügile. Ja esimese kuu müük oli 307,50 €. Esimese siis selle 6 kuu lõpuks, kui me olime müünud seda toodet, ehk siis esimese aasta lõpuks meil oli kogu käive 8,000 €. Ehk väga vaevaline. Me pidime siis ise veel mitut muud asja kõrvalt tegema, et seda paadikest üldse elus hoida. Ja me oleks võinud juba seal 1. oktoobril käega lüüa ja öelda peale poolt aastat, et see keegi ei taha osta need asju. Et selle äril ei ole mõtet ja otsime siis järgmist asja, eks ole. Ja raha ei ole kõige parem motivaator mitte kunagi. Raha teenimine kindlasti see küsimus start with why on ja miks. Teine tegelikult küsimus sinna juurde on, et kui sa selle äril mõtled, et kust see raha tuleb, on ju. See küsimus... Ma ütlen, et sa ütled teine küsimus, miks mitte? Miks mitte? Miks ei? Et tegelikult tuleb küsida ka, kust see raha tuleb, on ju. Et kui sa nagu mõtledki äri, miks me Leveniga me ei näinud seda raha otsa lõpuks.
seal oligi see, et seal ei olnud võimalik vastata selle küsimusele, see raha tuleb siit jada mööda, on ju. Me teadsime, miks me seda teeme, et siis panegi need nagu 2 küsimust kokku, et ühelt poolt, kui sa teed seda, sul on nagu see suurem missioon on seal taga olemas, on ju, teist mõtet, et kui sa tahad MTÜ-d teha, loomulikult see on fine nagu, aga kui sa tahad ikkagi saada nagu mingi finantsilist vabadust, siis sa pead küsima tegelikult selle teise raske küsimuse ka, et kus see raha siit tuleb sellest ärist, on ju. Teet vanade koduga teeb küll, et vanad inimesed saavad olla kuskil, aga kus see raha tuleb, mina ei tea, kus see raha tuleb, see on plõrna aimuga, et siis ma ei saa teha seda äri, nii lihtne ongi. Me ei hakka seda miksi siin üritama üldse selgitada paremini, Simon Sineks selgitab seda väga hästi, seda raamatut peaks lugema mitu korda ja kindlasti soovitan, piisavalt süke lühike ja väga, väga magus lugemine. Ettevõttega alustamine põhitöö kõrvalt. Siin tahaks küll mõned sõnad öelda. Minu meelest on see selline väga hea viis oma asjaga alustamiseks, ilma et sa peaksid siis riskima seal tohutult sellega, et ma nüüd ülemuse saadan kukele seal ja kunagi tagasi ei tule enam, et seda sildasid ei soovita kuskil ära põletada, sa kunagi ei tea, millal sa pead sinna võib-olla tagasi minema. Aga kui sa hakkad vaikselt seda tegema, see sama 2 tundi päevas või paar tundi päevas ja nädalavahetuses on piisavalt pikk aeg, piisavalt palju aega ja millega sa jõuad juba hakata siis oma ideed kokku panema ja seda testima ja ka esimesi tulusid teenima ja miks mitte seda kasutada selleks, et oma riske siis maandada, sest kui sa seda oled 3 kuud teinud või võib-olla 6 kuud ja see ei õnnestunud, siis ei ole midagi halvasti. Sa ei ole failinud, see on lihtsalt üks kogemus ja sa oled kogemuse võrra rikkam. Jah, kindlasti see on vajalik. Mul võib-olla endal nii livedalt ei läinud seal. Et selles mõttes ma ikkagi siit, ütleme, see tolereerimine mõnevõrra oli madalam selle põhitöö kõrvalt. Et tegid, aga mingil hetkel mõned mingid Eleveni lood hakkasid kuskil ajakirjandusse minema ja Teet käis kuskil Hiiumaa kohvikute päevadel, tegi mingid püstreporterina ülekannet seal, et isegi Saaremaa arenduskeskuse ettevõtlus auhind vist jõudis ka kuskil esikaanel. Et me igast asju tegime seal ja tol hetkel lõpuks oli mul siis 2 ettevõtet, on ja me tegime siis Boost'i ja Elevenit nagu paralleelselt ka mingil hetkel seal, et tööandja poole pealt kindlasti see juba tõstis igasuguseid nagu alarmikellasi seal, on ju. Et kui mina siis oma sellest põhitööst kõrval astusin, siis tegelikult ega sükest nagu kandvat ettevõtlust veel nagu all ei olnud. Et seda struggle'it ja seda nagu rassimist ja ikkagi peos suhu elamist oli seal veel aastaid nagu paar aastat nagu tulemas. Et lihtsalt nagu alla vanduda ei saanud. Ma mäletan ühte nagu väga rasket hetke, kus oli, kui ma olin just nagu mingi 6 kuud oli möödas sellest, kui ma olin põhitöölt nagu ära tulnud ja siis oma asju tegemas seal. Ma mäletan, mingi aastavahetus oli seal ja siis oli sükene pea oli käte vahel ja mõtlesin, ei tii, mille jaoks nagu. Siis ise mõtlesin ka nagu, et mille jaoks nagu, aga ma ise küsisin ju. Selles mõttes ma ise ju tahtsin ja nüüd kui see nagu käes on, et mida ma nutan siin, siis mida sa nagu ulud, nagu tee oma asjad ära ja siis selles mõttes see pani selle nagu motivatsiooni paika, et ega sul ei olegi vaja vaadata pikemalt ette kui seal, et kuhu järgmist puhkus planeerida. Need ambitsioonid võtad maha lihtsalt selleks ajaks, on ju. Sa vaatad seda, et sul oleks kõik võimalikud muud finantskohustused nagu ära kaetud seal ja nina maas tegidki nina maas. Ühel hetkel sa ei lähe hommikul kell 8 kuskile tööle, on ju. Teed oma köögis oma laptopi lahti ja samas see natuke süke vabaduse maitse tuli ka sealt ikkagi. Ja. Sa said nagu aru, et miks see võib nagu huvitav olla. Ja ütleme, võib-olla vaata see perspektiiv paistab suurem, on ju. Kui ma teen 5 aastat karjääri kuskil pool, et siis see nagu rahaline piir on ikkagi peal, on ju. Et see mingi palkadel on ikkagi mingid nagu laed ees, see pole mitte midagi teha, on ju. Aga kui sa saad oma ettevõtlusega nagu struggle'id seal, aga sul on võimalik seda nagu kasvatada, sa näed seda perspektiivi kasvatada seal, siis sul ka tegelikult see finantsiline vabadus on palju suurema nagu tasuga. Jaa, absoluutselt. Ma usun ka, et kui sa ei oleks nii avalikult seal oma neid kõrvaltöösid teinud ja oleks piirutud ühega, natukene vaiksemalt profiili hoidnud, siis tegelikult midagi suuresti juhtunud ei oleks, eks ole. Et keegi suga pahandada ei saa, see oma vabal ajal teed, see on teine asi.
aga ja, et alustamine oma põhide kõrvalt on väga okei või mingi sissetulek ja mul ei olnud sellist tööd otseselt, aga ma tegin siis erinevate ettevõtetele sotsiaalmeediat ja neid kontosid oli mul lõpuks päris mitu seal. Kuskil ma käisin siis tasuta lõunal sellest, et ma tegin endale Facebooki ja keegi siis maksis, eks ole, aga ma pidin ka siis kõrvalt leidma neid võimalusi, kuidas teenida raha samal ajal, et siis oma ettevõtet ehitada, eks ole. Et sinna siis seda tööd sisse panna ja see raha siis sinna edasi viia. Et on võimalik küll, kindlasti see võtab aega ja see ongi okei, seda kannatlikkust on vaja. Et, ja siin ei maksa võrrelda enda teekonda kellegi teisega. Igal ühel on oma teekond, omad etapid seal, et see kuskile keegi on juba jõudnud, sina oled omas etapis ja kui sa jõuad sinna olenemata sellest vanusest, see ei ole siin kindlasti oluline. Et ja me tegime siis ka niimoodi ehitasime isegi seda, et olime erinevates asukohtades veel Teeduga koos ka erinevates riikides. Alustamisel, oma ettevõttega alustamisel mõned müüdid ka, et kindlasti ei ole vaja kallist kontorit ja tohutuid seadmeid alati ja ülikooli kraadi ka kindlasti mitte selleks, et oma ettevõttega alustada. Piisab, mis meil läks alustamine, 100 eurot oli vist. See kraat tuleb töö käigus. See ülikooli kraat tuleb sul töö käigus. Selles mõttes ülikool saab läbi antaks diplomi kätte ja siis on see kõik. Saad harjutama? No siis sa oled harjutama, aga kui sa seda ettevõtlust teed, siis sa pead kogu aeg õppima, vaata. Sul ei ole nagu seda momenti, et sa oled nüüd sa oled nagu valmis produktina. Ettevõtte või oma ettevõtte ehitamine, see on maailma parim arenguprogramm. Nagu päriselt, maailma parim arenguprogramm. See on ikka süka doktoritöö olnud. Turunduslikult, finantsiliselt, juhtimislikult, mis iganes seal kõik osad nagu alla lähevad, et siis see kasvatab inimesena ka. Sa pead õppima esiteks uuesti informatsiooni omandama, sul peab olema see uudishimulikus leida lahendusi, saada aru mingitest asjadest, mis sul pole õrna aimu ka. Probleemid lahendamine, läbirääkimised. Aga mis sul vaja on alustamiseks? Täna, sul on võimalus igat moodi muidugi ettevõttes alustada. Meie alustasime Elevenit laptopi ja 100 euro eest. Ostsime endale 50 euro eest WordPressi template'i, ehk siis valmis kujunduse, registreerimise domeeni ja oli ka kogu lugu. No meil siis oli kaks diivanit. Üks oli diivan Kuressaare Sveni juures, kus peal magasin mina ja siis teine diivan oli Tallinnas, kus peal magas Sven, kes siis oli minu juures. Nüüd tegelikult meil reaalselt 3 aastat magasime üksteise diivanite peal, kui me käisime nagu brainstormimas. Mida me saime aru, et kui Sven ka Eestisse tagasi tuli, tegelikult sellised ühiselt nagu koos veedetud nagu brainstormid olid nagu massive, tohutu nagu see suhtus, need kiired nagu lahendused ja mõtted seal. Ja siis sul oligi oma laptopiga üles tegid, viskasid neid ideid seal, otsisid neid lahendusi seal ja tegelikult nagu väga kiiresti arenes seal. Ma ütleks võib-olla müütide koha pealt ka, et see suurt tiimi pole kindlasti vaja. Sa esialgu peadki ise saama oma selle asja tegemisega hakkama. Et kui on vaja, siis mingi baasina kodulehe üles on ja turundust kindlasti. No üks startupi sükest turundust veab. Jah, Annika, jah, just, Annika, tervitused sulle. Et ütles, et esimene aasta-poolteist peaks ettevõtte asutaja ise käima oma toodet müümas, et aru saada, miks seda toodet ostetakse. Jah, õpidki müüma. Nagu reaalselt meiegi, et me õppisime nagu online'is müüma, enne kui me üldse jaesse läksime. Nii et seda suure tiimi vajadust ei ole ja üldsegi, kui sa näed nagu mingi tiimi liikme juurde võtmist, siis sa pead nagu väga hästi aru saama ka, mis see väärtus ta nagu juurde annab. Täna on natukene see startup majandus on kõik väga kihvt, aga see on natuke ära rikkunud selle ettevõtlus selles osas, et kõik võtavad kuskilt raha ja alustavad midagi ja siis see ei õnnestu ja käivet ei teeni, eks ole, aga tegelikult me pidime alguses pidime hakkama kohe müüke tegema. Et nagu päriselt Pole aega oodata, Pole aega oodata. Sul on toode, kas sellest ollakse valmis maksma, kas sul antakse raha ja sa pead ise saavutama oma müüginumbrid seal. Aga must Teedu koha pealt väga
väga hästi tulid välja, et see kodulehe ise tegemine, tänapäeval on need nii lihtsaks tehtud, neid valmis igasuguseid lahendusi, kus sa saad oma asjad püsti, saad Facebookis hakata ise postitama, Instagramis tegema, reklaamid peale panna, kas või 5 eurost päevas, et need võimalused on nii kättesaadavad, et kui sa kunagi tahtsid oma ettevõtet teha ja hakata kuskile müüma seda, sa pidid reaalselt teisi riike lendama. Sa pidid ostma kuskile telereklaami 1000 eurode eest või ajakirja reklaami isegi alustav ettevõttes 500 eurot, see on päris palju raha, eks ole, et selle 500 euro eest saab juba mõnda asja tehtud, et kui sa saad alustada seal mõne 5 euro eest ja 20 euro eest oma esimesi Facebooki kampaaniat peale panna, see on väga suur asi, et tõesti nii kätte saadaks tehtud. Ja kulud miinimum viia, enda isiklikud kulud mõneks ajaks sinu enda parema tuleviku nimel. Ja ma elasin samamoodi ühetoales korteris, hommikul 6 ärkasin ülesse, õhtul kell 11 läksid magama, Tallinnas käisin, magasin Teedu diivani peal, Saaremaal käis, magas minu diivani peal ja püüdsidki hoida selliselt, et mingid asjad peadki maha tõmbama, aga sa tead, miks sa seda teed ja kui see on järgmised paar aastat, see on väga okei, sest sa tead, et see mingi aeg võib sul ära tasuda ja kui see juhtub, siis see on seda igal juhul väärt. Noh, kogemuse mõttes kindlasti juba ja kui me räägime nagu kulu miinimumini viimisest ka, et siis sükene, et lähen ostan nüüd endale mingisuguseid riided asju. Esimene 4 aastat ma ei mäleta, et ma oleks uusi Texasid ostnud. Et käis oma põhitööl, siis kuidagi tulid need natuke tihedamalt ette seal. Aga 4 aastat ei ostnud ja see tunne, kui ma sain tükki aja mingid uue paari Texasid osta, sest kõik ma olen läbi käinud. Absoluutselt käisin kõik läbi nagu. Perseid kulusid niimoodi auku sinna juba, et seal ei olnud neid võimalik lihtsalt kanda enam nagu. Et see kulu poole pealt ka, et kas on vaja seda Netflixi subscriptionit sul on ja kas sul on vaja sinna neid telefoni mahtusi ja kõnesi sinna, et neid kohti on päris palju, kui sa tegelikult hakkad nagu kokku vaatama, mille pealt on võimalik nagu kokku hoida. Et need tulevad, headel aegadel tulevad kulud ise, väga lihtsalt sinna, sul puudub kontroll. Kui on need halvad ajad, siis on vaja teha ka raskeid otsuseid ja on vaja mingid... miks ma nii palju kulutasin? Jaa, siis on vaja need teemad maha võtta. Nii et samamoodi, kui võtad neid juurde, on vaja neid ka vahepeal nagu maha võtta. Ja. Lihtsalt võrdluseks siia see, et kui sa mõtled, et 1000 eurot ongi suur raha oma ettevõtte alustamisse panna, aga 1000 eurost iPhone osta, siis kellelegi kulm ja kerkerit, et tehakse see otsus ära, et mis on see prioriteet, mida sa tahad päriselt teha ja see paar aastat ela natukene alla oma sissetulekuta. Nüüd kui me oleme nüüd mingid esimesed ideed pabersõnad ja vaatanud, seal võiks mingisugust tractionit olla ja meil on see natukene vajaliku kapitali ka olemas selleks, et hakkaks midagi tegema, siis me soovitan võtta ette ja mina olen seda Teedu poolt õppinud, kirjutada neid ideid natukene põhjalikumalt lahti, kes su kliendid olla võiksid, kus need kliendid leiad, mis sa seal nendele müüa saaksid, kui palju sa maksta, kui palju nad sulle maksta siis võiksid, kui palju sa potentsiaalselt teenida võiksid, need protsesse natukene lahti kirjutada. Väga oluline samm. Esiteks teada, kes sinu klient on, mis probleemi sa tema elus üldse lahendad. See on isegi nende ettevõtetel tegemata ülesanne, kes täna tegutsevad. Ja üks suurimaid probleeme, miks ettevõtted ei oska enda tooteid müüa, et mida paremini sa tunned oma kliendi vajadusi või seda probleemi, mida sa lahendama lähed, seda paremini sa oskad ka seda inimesele selgitada, kuidas sina aidata saad ja kuidas sinu toode teda aitab. Et järgmised sammud, mõned suksed formaalsed siia otsa lõpetuseks, OÜ registreerimine. Üli lihtsalt käib, üli kiiresti käib, ma mäletan isegi me esimest domeeni nime valikut, Teeduga kõne, reaalselt mingi 5-minutine kõne, mis me paneme enda söögikohtade portaali nimeks. Teedu pakkumine oli 11, panin zone.ee sisse, domeeni otsingusse 11.ee, kas on vaba, 11.ee oli vaba, domeen osteti ära, 8 euro eest ja oligi kogu lugu. Ja Photoshopist tegime esimese logoga. Nüüd domeeni registreerimine on oluline samm sellepärast, et sa pead vaatama, kas see üldse vaba on.
ja vaata siis, kas see on e-lõpuga või on sul .com lõpuga vaja, .comis on kindlasti raskem leida neid, aga ettevõtte registreerimine on lihtne, 15 minutit ettevõtja portaali kaudu, 190 € midagi vist on see riigilõiv minu meelest. Domeeni registreerimine, zone.ee, oleme meie kasutanud 10 € ja sealt kolmas asi on tegelikult kaubamärgi registreerimine, et kaitsta sinu siis bränd, et keegi teine ei saaks siis sinu logo selle nimetusega siis hakata samu asju müüma, sama logoga näiteks ja selle riigilõiv minu meelest on 145 € vist. Mingi alla paarisaja € on see. Aga esimene, sul ei olegi kohe vaja ettevõtet registreerida tegelikult. Sa saad hakata oma siis seda kodulehte ehitama, hakata vaikselt turundust tegema, ennem kui sul mitte mingisugust müüke veel ei ole, et kui sul just online ostmist ei ole kodulehel, siis sul on vaja muidugi, sul on ettevõtet, sul on vaja pangaarvet avada, aga kui sul on see ostmine käib nii-öelda manuaalselt siis või ilma elektroonilise ostmisviisita, et siis see ettevõtte registreerimine võib natukene lükkuda ka sinna paar kuud edasi, et sellest ei ole midagi. Ja sellega tõmbame esimesele osale joone alla ka, et kust oma ideid otsida, miks seda teha, kuidas seda ideed testida, millised asju silmas pidada põhitöö kõrvalt seda tehes, mõelda enda siis kulude poole optimeerimisele ja lõpetuseks siis mõned sellised kiired sammud, et mida on vaja siis endal meeles pidada. Kindlasti see kaubamärgi registreerimine on väga oluline osa. Ma arvan, et see paljudel on kas tegemata või on tahaplaanile jäänud aja jooksul, siis kindlasti viige see lõpuni. On Eestis juhtunud ka väga palju case'e sellega, mis tegelikult ei pruugi nagu väga hästi lõppeda seal. Aga teises osas, järgmises saates, mis peaks olema sellest kohe järgmine, räägime ettevõtjaks olemisest, mindsetist, eesmärkide seadmisest, aja planeerimisest, enesearengust, kuidas ise selle kõrval siis enda eest hoolitseda, et seal vormis olla. Jätku osa esimese saatele, aga loomulikult kuulatav ka siis täiesti eraldi seisvalt. Kui sul jäi mingisuguseid küsimusi veel õhku sealt esimest osast või midagi tahtsid küsida, siis võid meil vabalt kirjutada ka koolitus @0 või Sven @0 või otsi Teet Instagramis ülesse, Teet52. Jaa, Instagramist leiab kindlasti. Leiad meid ka üles, et võid seal ka kirjutada, et saame sulle vastata. Aga kuulake saadet, subscribe'ige 0 podcasti, jagage seda oma sõpradega, inimestega, kellel sa tunned, et see võiks kasulik olla seal, kirjutama head mõtted ülesse ja pane aga raharattad käima siis. Ja kolmandas saates, mis on siis selle saate kolmas osa, räägime esimese 100 kliendi leidmisest ehk turundusest. Tšau, paka!